Nii, tere! Oleme Tuuliku teel või Tuuleveski teel siin ja täna sõidame Inchcape Motorsisse. Vaatame ühte kasutatud autot seal on. Inchcape tegeleb siis peamiselt PEM-idega on. Tegelikult tänaseks on teisi marke ka kõrval juba, aga me lähme Inchcape'i just kasutatud autode osakonda nii-öelda. Nad on ikkagi olulise kasvu teinud seal, nagu mina aru saan. Et mina korraks kiirelt vaatasin auto 24-st ja oli süke enam-vähem 100 autot neil müügis. Okay. Et tehke järgi. Ja ei ole kõige odavamad autod. Ja seal ma olen kuulutusi sirvinud küll, et on 100-tonniseid kallimaid on ka. On küll. Ja just nendele ka, et kui nagu niipidi mõelda, siis hetkel on ikkagi uute autode turul sellised ajad, et mõnda autot tootad kuskil võib-olla 100 aastat, aine. Ja. Et siis... Kohe olemas on mõnikord väärtuslikum isegi, ne? Just. Hei. Jõudsime siia kohale Inchcape'i. Mõtlesime, et piilume korraks, et kõnnime läbi selle parkle, mis või öelda müügis olevad autod. Väljas on ilus ilm. Et ütleme nii, et hea meel on siin sees olla. Ja siis silma haaras siin kohe mingisugune uute PEM-ide sisuliselt nii-öelda müüdud autod juba. Aga kõik on sarnased ja sellised kurjad ja väga ägedad. Kõik need autod siin Inchcape'is siis on oma garantiiga, üle kontrollitud, ei tohiks üllatusi olla, otse saad liisingusse, otse saad hindamise samast kohast. Selles mõttes kõik on kliendi jaoks ikka ülimugavaks tehtud. Saksa autot ja paarteist marki on ka, aga valdavalt ikkagi BMW-d, minid, sellised asjad. Just. Mulle jäi siin see CLS ka silma, et mäletate seda halli CLS-i, mis... See meeldis kõigile. Mis meil oli. Siis tegelikult siin ka päris äge mudelitest. Aga näha on, et väga hea lisavarustus ja see on siis 350 diisel. Nagu ülivärsked näevad välja, et ei ole mingi kivirahet saanud. Okei, aga lähme otsime nüüd siis selle BMW üles äkki või? Ja, lähme alla ja äkki saame võtmed kätte ja hakata uurima. Paneme käima või? Muidugi. Nii. Audi on ka olemas. Harman Kardon. Vastu on vaja. Nii, heads-up display on. Ma arvan, et sa ei pea neid asju mainima, Rasmus. Et igal 8. Tegelikult siin kasutatud autodest ka öelda, et hästi raske on nagu 8. seerial öelda, et mis nagu on baasvarustuses ja mis on lisane. Sellepärast, et väga palju asju tuleb sul nagu põmaki kohe baasvarustusse. Ja, ma arvan, et see on õigus. Aga siuksed väiksed efektiloojad on ju, et 8. seerial panoraamklaas. Vaadake neid istmeid, et see, kas või see väga lihtne nii-öelda turvapannal on ikkagi M-stitching ja need uued siis Swarovskist käigukong ja mõnus puhas on auto, et ma tahaks ausalt öeldes kiita, et neid demoautosid on igasuguses formaadis meile antud üle. Ja, et mõned teeme esimesena ise korda ja siis vaatab edasi. Korda all mõtleb siis Rasmus seda, et see auto oleks mõnusasti sõidetav. Ja, puhtaks lihtsalt, et saaks pilte teha. Sisse istudes kohe oled nagu madalamal, et pole sportauto päris võrreldes nendega, mis veel on olemas. Aga sa istud madalal ja see tunne on nagu olemas, et... Ja mina vaieldamatult hakkan siin neid mingeid Porsche võrdlusi sisse tooma. Start-stop on hästi sujuv sellel kuidagi, võrreldes nende teiste autodega, mis meil on siin. Lüüta välja. Näe, siin on isegi nupp. Aga ei ole tunnet, et ta nagu ära sureks ja midagi. Ma ei tea, minu arust see väärib mainimist veits. Ja, tegemist on 840i-ga. 250 kilovatti on juba nendel ridakuute bensumootoritel, et muud kui keritakse tehasest neid vaikselt juurde. Auto siis nelikveoline, M-pakett, soft close, panoraamklaas, laseresituled. Väljalaske aasta on 2020, et 2 aastat. 2 aastat vana auto ja oranži värvi siis, Sunset Orange. Tegid häält veits või? Korraks hea lihtsalt. Jumala mingid kurjad karbon peeglikatted on, et kui keegi nende kohta oskab meile täpsemalt kommentaaridesse lisada, siis kuuleks ise ka hea meelega. See diisel versus bensukas tuleb veits mängu, et instantne.
tegelikult see, mis esindus rääkis ka meile, täpselt see tuleb mängu. Et siin on see kombinatsioon kütusekulu versus nagu see suur kilovatt ja see on väga hea kompromiss. Et uskuge mind, siin ei ole vaja nagu rohkem kilovatte juurde sellele autole. See auto saab nii linnas kui maanteel 100% hakkama. See ei jääda mitte millegagi võlgu. Ma usun, et teie produktiivsus, kõik vaatajad, kes te selle auto ostate, siis teie produktiivsus tõuseb, sest te saate punktist A punkti B kiiremini. Kindlasti, jah. Tunned, kuidas lööb, on ju? Jah. Natukene nagu. Ei, väga lihtne on nagu naeratus tekitada suule selle autoga. Ma arvan, et see on siuke väga ideaalne kandidaat sellele, et mul ei ole enam 6 kuud lubasid. Teeme downshifti ka või? Olime Sport Plussis, vajutasime Comfort nuppu ja kõik muutub nagu veidrustus, gaasipedaal, auto hääl mõistagi, et summutis on ilmselt mingi klapid lahti ja kinni. Saad lihtsalt linnas inkognitos kruiisida. Nii inkognitos kui Erko Ranchi 840-ga saab, on ju. Ma võtsin pusa ka, et nagu ma ikka paistaksin. Tähelepanu vajadus saab rahuldatud just, jah. 100%. Ja see, nende uute BEM-idega on alati niimoodi ka, et alguses, kui ta välja tuleb, siis ei tea, see pole päris õige. See nagu vaatad linnapildi, sa vaatad, oi, jube kahtlane. Ja siis aasta hiljem sa vaatad seda sama autot ja kõik on loogiline. Nii, teine päev siis. Oleme lao juures. Tarmo valmistab midagi ette vaikselt juba. Proovime selle Quick View ära esiklaasi peal. Klaasiga teeme klaasi puhtaks. Baffle dryeriga kuivatame klaasi ära. Üldiselt auto on päris puhas. Jah, sai väike vesi peale lastud talle peale seda, kui ma eile sõitsin. Kuidas oli eile sõita? Sa vist olid veidi pikem õhtu tuli selle auto pärast või? Jaa, läks vähe pikemaks, aga väga lahe oli, et sai nagu proovida erinevaid neid sõiduomadusi, mis tal on nii vaikselt kui valjult kiiresti aeglaselt. Lapi siis saab osakesteks teha enne ja siis saab lappi nagu, siis on mitu lappi enne, 1, 2, 3 ja siis kui teistpidi pöörad on sama palju. Tee väike pind puhtaks. Siis see toode nagu nakub selle pinna peale. BMW Laser. Ja esinedes räägiti ka meile, et need lasertuled on väga ranged. Aga oli siis selline tunne, et oled nagu tee omanik või? Mul algas nagu nendest Matrix LED-idest, siis see GLC oli täiesti crazy auto minu jaoks Mersusis, enda esituledes osas. Aga tegelikult Matrix LED versus need uued lasertuled. Et see lasertuli on ju veel üks level up nii-enne. Ja, et täied peale panin, siis ta näitaski lihtsalt lõpuni välja minu arvest. Nii palju, kui silm näitab, on ju. Maa kumerust hakkasid üks hetku nagu nägema, on ju. Minu arust BMW seldi ka, et kilomeetri näitavad need tuled. Jah, see võib täitsa reaalne olla. See Quick View, on ju, et esiklassi saime puhtaks ja siis hakkad pihta. Et loksutasime seda toodet natukene siit. Siis teed niimoodi paar tupsutust. Nüüd see on nii-öelda selle tootega koos, on ju. Ja siis hakkad pihta. Hoolikud kõik ala katab ära. Just. Et ühte kohta ei tohi nagu tegemata ette. Külle katvad ringid. Nüüd on nagu töövõtte käes nüüd. Panen nagu vana professionaal juba. 2 sutsu klaassi. Siis hakkame vaikselt siit nurgast, kus me esimesena ta peale panime, eemaldama. Ja samamoodi selliste ringikujuliste liigutustega. Alguses jääb selline grammi nagu udune ja siis vahetad lapil seda poolt ja siis hakkab nagu see, tuleb 100%. Sellele on ka tehtud mingi, vaata muidu see on tavaline, selle F-seerial algas selline suurem iDrive nupp, mis oli siis puututundlikkaine, aga nüüd G-seeriale on tehtud veel see, et erinevast kohast vaatad, siis erinev see tulukene välgub sulle vastu. No konkreetselt vaatad nagu mingit teemantit.
ja see nelikvedu on ju, et eile kui vihmaga sõitsid, siis tegelikult ei olnud nagu mingit söökist tunnet, et nüüd Peppu lipub on ju. Nagu rööbastel oli ja nagu väga agressiivne ja väga teravalt keerab sisse igale poole, et mulle meeldib see, et Bemmil on selline nagu mõnus paks rool, tuled mõnest teisest brändist, siis nagu tunned, kuidas on siuke õige asi, mida käes hoida. Nii, assistant driving mode. Võin korraks kaamera võtta, ma niikuinii ise midagi tegema ei pea. Aga head-up display näitab siin, et 60 on maks kiirus, millega ta läheb. Trooli pöörab ka ise. Ja ei gaasi, ei pidurit nagu. Look, mom, no hands. Jumala hirmus on tegelikult. Ma arvan, et hakkab piiksuma ka varsti. Peaks hakkama, jah. Ja ongi. Läks kollaseks seal juba. Ütleb, et pane peale. Tundub, et sõidame McDonaldsi suunas praegu, et vaatame, kas ta sinna vahele ära mahub. Maci test. Muideks see kurv on jumala ohtlik siin. Ja. See on nii ära sõidetud kurv siin, et ma võin täitsa väljast filmida, kus ta on. Ma vist ei kannata rohkem või veel suuremat pinget. Siin on seda Gioni lappi kohe vaja vaata. Praegu ma olen vist piisavalt autoinimene, et ma tõmbaks selle kohe kuivaks, siis oleks tehtud nagu. Nüüd on jumala ägedasti näha, kuidas see quick view mõllab. Veits uudistanud, siis näiteks heli saab niimoodi vaiksemaks panna kuidagi. Jah. Nii, höps. Seda peab harjutama veits. Kui kaamera ei käinud, siis tuli välja. Vahetab laulu. Selle Harman Kardoni osas nagu, et te peate siin sees olema. Nagu siis jõuab see kõik kohale. Istme all on ka kõlarid, et kui midagi valjult oli, et siis tundsid, kuidas jalad ka värisesid veitselt. Muidugi. Kuidas siis ilma? Tegelikult maailma lõppu ei ole nagu. Püsivad sees, jah? Hästi püsivad sees, sest 4 äärt on nagu, mis suruvad vastu sellele. Brake really hard. Oli küll. Okei. First try. Saime siin mingi mänguasja jälle korraks proovitud. Ja. Aga põhimõtteliselt launch, sul tõmbas ka lukku või? Tõmbas tatiks ära ja... Igatahes ma sain aru, et paneme manuaalrežiimi enne, siis pead brake really hard, vajutad vaikselt gaasi. Launch control active. No. Ja saimegi 100 jälle kiiruse. See esimese käigu pealt teise peale minek, see selga löök, mis sa saad nagu sellest käiguvahetusest, et sa oled Sport Plus, siis see on nii rewarding. Päris hea. Pidurid on vist natukene. On nagu tunda, et on kuuma antud, ne? Muideks porgel ei olnud kordagi. Jälle all with the negative see. Ei, selles mõttes, et väga sportlik auto. Siuke väga mõnus. No võib-olla mingi M-BEM võrdleks selle Porschega õigemini nagu, et... Jah, aus jah. Aga ei, mõnus sõita nagu teeb, mis sa tahad. See launch control ka, et see on nagu mingi selline asi, mida mõnel autol on nagu mingi võimatu tööle saada ja veel mingid nüansid, et see tuli nagu esimese korraga lihtsalt põmake. Nice. Aga mis teeme siis nüüd? Sõidame kuskile üle piiri ruttu ära salaja, et jätame selle elu ja selle identiteedi, mis meil on siia paika ja vaatab edasi. Ja kõik ühe auto pärast, et
et sorry kutid. Ei, tegelikult nali naljaks siis tõesti tänud Inkscape'ile selle võimaluse eest ja tänud vaatamast, et selles mõttes proovime järjest paremaks saada ja proovime järjest ägedamaid autosid siin vaikselt tuua sisse. See asi ka muidugi, et kui meeldib siuke värk, vaadata selliseid ägedaid autosid, et jätke like, kommentaar, subscribe'ige ka, et teeme veel sellist contenti teile. Andke vihjeid, mille vastu nagu huvi on, et selles mõttes tegelikult meil oli seal Inkscape'is ka juba päris selline nagu laua peal mitu autot ja siis meie tegime oma valiku nii-öelda, et seal on ju tegelikult need iX-id, mis on EV-d nii-öelda elektriautod ja väga ägedate autodega on ilmselt tegemist. Nõustalt, minul BEM-i elektriga kogemus puudub. Tead, et elektrikud pole enam lapsekingades nagu, et... Just. Okei, aga siis thumbs up ka videodele. Yes. YouTube'i algoritm. Kõik see värk ja... Okei, ja thanks teile ja tšau! Tšau!